Tere tulemast siia kesknädalasse, väekas eestlane. Mina olen jälle siin teadvuse avardamise minutitega ja sellel nädalal ma tahan rääkida sellisest kontseptsioonist nagu austus. Mis asi see on, milleks see vajalik on ja kuidas siis seda tõelist austust endas arendada. Nii, nagu ikka, otsisin ma välja ka definitsiooni, sellise ametliku definitsiooni selle sõna kohta. Kutsun seda esialgu sõnaks. Austus ehk lugupidamine, kellegi või millegi kõrgelt hindamine või väärtustamine. Niimoodi defineerib seda eesti keele õigekeelsussõnastik. Ja siis võõrkeele leksikon siis tuli välja sellise sõnaga, kui ma otsisin, nagu respekt, nagu paljud noored teavad seda rohkem. Ja see defineeriti siis niimoodi, et hoolimine või arvestamine. Ja miks see teema üldse on oluline? No ütleme niimoodi, et ja aktuaalne, eriti tänapäeva maailmas on see, et kui me tahame siin kõik rahulikult elada, kõik tähendab siis absoluutselt kõik inimesed kogu maailmas, siis on hästi oluline aru saada, mida see austus üldse tähendab. Mis asi see üldse on? Et jõuda nagu sellesse kohta, kus ma usun, et te kõik nõustute, et seda hakatakse õpetama väiksest peale. Et ütle palun ja ütle tänan ja nii edasi. Tere ja head aega. Aga kas me tegelikult selgitame lastele üldse, miks seda on vaja öelda? Või me lihtsalt ütleme, et miks sa ütled palun või miks sa ütle tänan või? Ja me tegelikult võib-olla ei pane või võta seda aega üldse, et lapsele selgitada, mille jaoks see sõna on vajalik. Või näiteks, kuna austus esimene ehk lugupidamine. Kui paljud meist kasutavad seda igapäevaselt e-kirja kirjutamisel. Et üks viimastest sõnadest on lugupidamisega, ma ei tea, amet ja nimi. Ja me kirjutame seda ja kirjutame. Me oleme seda nii palju kirjutanud, et tegelikult selle tähendus sealt tagant on täiesti ära kadunud. Et see ongi muutunud lihtsalt mingisuguseks sõnaks, mis on korrektselt vormistatud e-kirjas hästi oluline. Aga miks ta seal oluline on? Kas me seda ka mäletame? Nii et tuletame siis meelde, sest tegelikult jälle see ei ole midagi, mida me ei tea, on lihtsalt meelest ära läinud. Ja kui me tahame rahu, mitte sõda, siis on see üks kõige olulisem võtmeteema, mida mõista ja mida päriselt ka elada. Nii, ma harutakski kohe selle definitsiooni lahti, sest see nii hästi tegelikult toobki see nagu äärmused välja, mis on meie ühiskonnas siis kujunenud tegelikult. Et seal definitsioonis on siis kellegi või millegi kõrgelt hindamine ja väärtustamine. Et või siiski viitab nagu üks või teine, et ei saa olla nagu mõlemat, eks ole. Et see natuke häirib mind selles definitsioonis, kui ma päris aus olen. Et seal võiks vähemalt olla siis ja või. Pigem võiks seal olla ja. Et kellegi ja millegi. Sest see tähendaks siis, et mõlemad on olulised, nii keegi kui miski. Aga kuidas meie ühiskonnas siis need asjad on? Nii palju, kui ma olen siis tähele pannud, ongi siis inimesed, kes väärtustavad siis kedagi, idoliseerivad kas mingeid inimesi või jumalusi, et sealt on tekkinud ka selline asi nagu usuhullus, on tekkinud eneseohverdus on sealt sündinud, kui me ülistame inimest, eks ole. Ja sealt on ka sündinud see arusaam, et inimene on justkui nagu jumal ja ta peaks juba teadma kõike ja mitte kunagi ei tohi eksida. Ja justkui siis inimese käitumine defineerib siis tema väärtuse. Et kui inimene siis ei käitu vastavalt millele iganes mingisugustele normidele, normaalsusele, siis tema väärtus siis kas langeb või siis tõuseb. Seal on siis, sellesse ma nüüd väga süvitsi ei lähe, aga see on hästi oluline punkt siis, et kui me austame siis ainult kedagi, siis
see on nagu ühepoolne äärmus siis. Ja sealjuures me siis unustame ära kõiksugused asjad näiteks. Noh, justkui asjad. Mulle meeldib eestlaslikult animeerida kõike aga kui me vaatame nüüd tavainimese mõtlemise asjad, et igasugused esemed ja maagi näiteks, eks ole, et kuidas me näiteks hoiame asju, et kui me idoliseerime inimest ainult või väärtustame inimest, siis me asju üldse ei hoia. Et saan temust uue tellida, vaata, pohoi, viskan minema. Vabandust väljenduse eest, aga iseloomustas seda suhtumist. Ja tegelikult me nagu ei hoia enam neid asju. Me ei hoia enam maad, me viskame prügi maha, et see austus tegelikult kaob justkui asjade vastu siis ära. Ja kui me läheme nagu teise äärmusesse nüüd, eks ole, et millegi austamine, et siis asjade austamine, siis sealjuures me unustame inimese ära. Et me hakkame jooksma mingite asjade järgi ja tegelikult kasutame isegi inimesi ära nende asjade saamiseks, sest inimese väärtus on justkui nagu väiksem, eks ole. Kui me sellise moonutatud vaatega austust kasutame siis. Ja kui me väärtustame asja rohkem kui inimest, siis tekib sealt teesklus, tekib sealt oma kasu, tekib ahnus. Et oi, mul on veel vaja, mis siis, mul kapp on täis ja jalaga juba peab suruma, et sinna midagi üldse mahuks. Aga veel on vaja. Et sealt tekibki tegelikult see ahnus, kui me inimese väärtuse sealjuures ära unustame. Või inimese elu või elu üldse tegelikult ei väärtusta siis. Ja seal on siis see väärtuse määrab siis see, kui palju inimene midagi omab. Palju tal neid asjakesi on, et kui suur loss on nendest asjadest ehitatud on. No ja siis seal kaob ära inimlikkus. Et me sõidame siis inimestest üle. Ma ei tea, kas te olete näinud, aga Ameerikas on peale pühasid on selline, mustreedel, meil on ka mustreede, aga meil vist nii hull ei ole. Ma ei ole muidugi käinud üheski kaubamajas mustal reedel kunagi ammu, aga siis ma ei mäleta, et inimesed oleks üksteisest üle sõitnud. Aga Ameerikas just on niimoodi, et sõna otseses mõttes lihtsalt keegi kukub maha ja temast kõnnitakse lihtsalt üle mingid asju saada. Ja seal me unustame ära siis inimlikkusega enda suhtes, et me pingutame üle seal kohas, sest me väärtustame neid asja rohkem kui näiteks oma puhkust või iseenda eest hoolitsemist. Et me just pingutame selle nimel, et me saaks selle asja. Et see on jälle tasakaalust väljas. Et mina tunnen, et see tõeline austus on seal keskel, et kus me siis väärtustame inimest ja me väärtustame asju ka. Sellepärast ka sinna definitsiooni ma hirmsasti tahaks panna ja, mitte või. See definitsioon, mis ma siis sealt eesti keele õigekeelsus sõnastikust leidsin, et kes iganes seda vahepeal parandab või korrigeerib, siis julgustan sinna panema ja. Ehk siis kellegi ja millegi kõrgelt hindamine või väärtustamine. Mis see austus siis võib-olla oma sügavamas olemuses on? Ma arvan, et on selline, olen koperdanud sellise ägeda sõna otsa, mis ei ole küll meie keelest tulenev, aga väga ilusasti iseloomustab ja võtab kokku selle. Ja see on sanskriti-keelne sõna namaste. Ja siis see tõlgib niimoodi, et minu kõrgem olemus või minu hing austab sinu hinge või sinu kõige kõrgemat olemust. Või siis teine definitsioon sellele oleks, et ma kummardan sinu ees. Ehk siis ma austan sind. Ükskõik milline sa oled, ükskõik kas sa mõtled nii nagu mina, kas sa pead oluliseks seda, mida mina. See on, ma isegi tooks austuse, paneks võrduma aktsepteerimisega. Et kui me päriselt austame iseennast või kogu loodut, mis siin on ja kõike sellest sisalduvat, siis me aktsepteerime kõike sellisena, nagu see on. Ilma igasuguste hinnanguteta ja kriitikata. Et ma usun, et need hinnangud ja see kriitika ja see tuleb tegelikult meie enda seest, et mis on meie enda sisemine see väärtuse kompass ja kindlasti, kuidas me iseennast väärtustame. See on ju kõige alus, eks ole. Kui me ennast ei väärtusta, siis otse loomulikult me ei saa jagada seda, mida meie sees pole. Nii et kui sa soovid siis väärtustada kogu elavat, siis on oluline tulla tagasi iseenda sisse ja vaadata, kui palju
me väärtustame siis iseennast, oma aega, oma tervist, kogu loodud meie ümber, maad, kas me viskame selle prügi sinna maha, kas me võtame rohkem maalt, kui meil tegelikult vaja on, mingisuguse ahnuse nimel. Et see on see küsimus, ma leian, hästi oluline küsimus. Ja teine hästi oluline küsimus on see, et mis siis tegelikult on väärtuslik, et jah, meie sisemine väärtuse kompass ja kõik see, et see väga individuaalne on ja see tuleneb ka suuresti sellest, kus kohast me tuleme ja mida meil on olnud ja millal meil on puudu olnud. Sest tihtipeale, kui me neid kohti ei tervenda, siis me jookseme nende asjade poole, millest meil on puudu olnud. Hindamata siis tihtipeale seda, mis meil on olnud. Et oluline on leida see tasakaal iseenda sees. Aga mis siis on väärtuslik? Võib-olla seda ilmestaks kõige rohkem see, et see kõik on siin tervik. See on kõik üks suur pusle. Ja iga olend, asi, kõik, mis siin on, mängib oma osa selles pusles. Pusle ka ju. Sa saad, et see nurgatükk on mõttetu, selle võib minema visata. Või see mingi keskmine osa. Milleks seda vaja on? Et pusle saaks kokku pandud, on ikkagi ju kõiki tükke vaja sellest puslest. Vaatamata sellele, kas ma siis isiklikult näen selle väärtust või mitte. Ja ma arvan, et see ütlus eestlasele, et ela ja lase elada, ka väga hästi toetab seda tõelise austuse kujunemist siis meie sees või ka oma lastele seda õpetades. Et ela ise ja lase teistel ka elada. Et ela nii, et ära tee teistele näiteks seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse. Teine siuke vahva ütlus, et mis see siis tähendab, on ju. Muidugi seal on jälle need tagamaad, on ju. Et kui sa ise endasse hästi ei suhtu ja tegelikult kohtled ennast halvasti, siis muidugi sa kohtled teisi ka halvasti, sest see on lihtsalt peegeldus sellest, kuidas sa ise endasse suhtud. Nii et seal saab ka libisemist toimuda selle ütluse arusaamises ja kuidas see siis väljendub isikuti, eks ole. Üks hästi tore mõte, millele ma otsa jooksin siin mõned päevad tagasi, oli see selline indiaanlaste ütlus siis, et me kõik oleme siin külalised siin maal. Ja kuidas käitub üks külaline? Külaline käitub ju austavalt nende inimeste vastu, kelle juurde ta külla siis läheb. Ja meie oleme ka siin külalised, ehk siis me käitume austavalt siis selle kodu vastu, mis meil siin on, selle maa vastu, nende inimeste vastu, kes siin juba kohal on. Et me elame, me hoolime inimestest, me arvestame teistega ja me hoolime iseendast ja arvestame ka sellega, mis meil endal on, meie sees on, siis mida meie tulime siia tooma. Ehk siis me oleme need, kes me päriselt oleme. Austame iseennast ka ja seda tõde, mida meie endaga kanname. Tühistamata või vähendamata sealjuures siis teise inimese väärtusi, arusaamisi või uskumusi. Et lubame olla inimestel sellised, nagu nad on ja oleme ise ka sellised, nagu me oleme. Et pigem võib-olla kaasata siis selline üllatusmoment, et sa arvad niimoodi, väga huvitav. Et kuidagi selline avatus, lapselik avatus siis erinevuste ees. Et kui me kohtame siis kedagi, kes on meist erinev, ei mõtle nii nagu meie, et meis oleks nii palju avatust, siis võtta ta vastu siiski sellise, nagu ta on. Mitte sealjuures tingimata, et joo, ma kohe nõustun sinuga. Ei, see ei olegi asja mõte. Kui me kõik üksteisega nõustuksime, joo, ma nii nõustun sinuga, siis me oleksime suur hunnik roboteid siin, eks ole, ja kogu see mitmekesisus kaoks ju ära. See iga pusle tüki erinevus või eripära, eks ole. Mis tegelikult ju kõik, iga tükikene sellest on väga-väga oluline, väga eriline ja osa siis kogu tervikust. Et mulle meeldib hästi tuua näiteks ühte olendit siin maal, nagu näiteks sääsk. See paar aastat tagasi või natuke rohkem, kui keegi küsis mu käest, et mille jaoks see sääsk vajalik on?
ja kuna mulle on eluaeg meeldinud siis käia selle tõe järgi, et iga asi, olend ja inimene on millegi jaoks vajalik, pole loodud niisama, siis ma hakkasin mõtlema selle peale. Ja isiklikust seisukohast ma saan öelda, et kuna mina ei ole suur vereannetaja, ma ei ole, võib-olla ühe korra oma elus olen käinud ja lihtsalt ei tunne seda kutset ja ma näen, et tegelikult neid inimesi siiamaani, kes käivad verd annetamas, ma usun, et puudust sellest ei ole. Siis Sääsk, mu hea sõber, tuleb minu juurde, tõmbab mul selle törtsu verd välja ja tänu temale minu keha siis toodab selle törtsu verd, uut värsket verd juurde. Ja kuna me ju teame, et on oluline tegelikult ka kõik meie kehas uueneb, et ta püsiks noor ja terve, siis samamoodi on verega. Et aeg-ajalt on väga hea, kui sääsekene tuleb ja tõmbab sutsuki seda verd ära, et keha saaks toota siis värsket uut verd, mis siis aitaks keha funktsioonidel paremini toimida, jätkusuutlikumalt siis toimida. Et mina mõtlesin sääse enda jaoks ära niimoodi. Nii et nüüd, jah, okei, no ikka nii ebamugav, kui ta tuleb ja sügeleb. Aga see on nii ajutine ebamugavuse ja teenib tegelikult mind ja kõiki teisi ka. Seal on siis see mõte taga, et ka kannatus on vajalik või selline raskus siin elus, sest see ju kasvatab meid, eks ole. Ja austa kogu loodut, tulen korraks selle juurde tagasi, et kuidas me siis hoiame kõike seda enda ümber, eks ole, ja ennast ka. Et kuidas me hoiame maad, kuidas me hoiame maavarasid, kas me võtame üle, sest meil on vaja kuskile see maha müüa, et rohkem raha saada. Noh, seal on see äärmus, kus me siis hindame asju rohkem kui inimesi tegelikult, eks ole, kui seda elavat, mis siin on, sest loodus ju ka elab. Loodus on osa meist, meie tuleme sealt. Et hästi oluline on ikkagi siis püsida seal tasakaalu või seal keskmes. Et on inimene oluline, on asjad ka olulised, sest siis ei lähe asi nagu käest ära. Meil ei teki seda asjakultust, ei teki seda inimese kultust ka, et keegi on minu kõige suurem iidol ja mina olen mingi mõttetu, ma ei tea, narts siin maas, eks ole, et jälle mingi, vaat seal tekib ka võrdlus, eks ole, ma võrdlen ennast kellegagi. No kuidas me saame üldse võrrelda tegelikult ennast kellegagi? No tegelikult ei saa ju. Et kõik on erinevad, kõik on olulised ja kõik siin ilmas on väärtuslik. Ja igalt ühelt on midagi õppida. Vaata, see on teine asi, mida meeles pidada. Et isegi kui me nagu tunneme, et me oleme nii targad ja nii elu näinud ja paberid ja mis iganes meil siis kõik on, kas käes või omandamisel, et justkui minul ei ole mitte kelleltki mitte midagi enam õppida. Noh, et lähen nüüd tagasi ajas, kus kõige nii-öelda justkui targemad inimesed siin maal, kes on elanud, on öelnud, et mida rohkem ma tean, seda rohkem ma mõistan, kui vähe ma tegelikult tean. Sest kui kõik on muutumises, lisan selle siia juurde, siis tegelikult kõik see, mis sa teadsid eile, ei pruugi täna enam olla üldse ajakohane või nii-öelda siis tarkus enam. See on tegelikult aegunud juba. Ja iga päev on võimalik midagi uut õppida. Eriti lastelt. Sest nemad on nii-öelda uuendatud versioon, kes on selles uude maailma siis sündinud ja hästi avatud. Et see avatus on see küsimus, et me oleksime avatud ja mõistaksime siis, et igalt ühelt on midagi õppida. Ja me kõik õpime läbi eksimuste, seda ka pidada meeles. See aitab siis olla hoida seda inimlikku kohta. Et me kõik õpime läbi eksimuste ja tegelikult oluline on mõista, et mitte keegi ei saa midagi teada koheselt. Et me ei sünni siia nagu tean kõike. Ei, see kõik on õppimise protsess. Me õpime siis läbi eksimuste tegemise. No kes õpib, kes ei õpi, võib-olla kes õpib 10. korral, kes õpib 1. korral, et see on hästi oluline seda kohta ka mõista, et me ei naeruvääristaks ja alavääristaks inimesi. Sellepärast, et nad julgevad katsetada, õppida, eksida ja olla inimesed tegelikult. See on väga inimeseks olemise osa.
ja siis ongi, inimlikkus säilib, me austame üksteist täpselt sellisena, nagu me oleme. Vahet ei ole, millised me siis oleme. Ja saame aru, et minu tõde ei ole kuidagi olulisem ja väärtuslikum kui sinu oma. Siin ei ole mingisugune, käib mingi väärtuste võitlus. Tegelikult sealt sõda sündiski. Et me nagu võitleme, et mina. Noh, ja siis käibki mingi, anna mulle rohkem, ei mina, käib siin mingi hull võtmine, eks ole. Kellel rohkem, kellel vähem, kes on mõttetu, kes on targem, käib mingisugune redelitel ronimine ja unustame ära, et kõik siin maal on oluline ja vajalik ja väärtuslik. Isegi kui me sellest aru ei saa, isegi kui me sellega ei nõustu. Tõin selle sõja siia, ma korraks ütlen seda ka, et see võib olla veidi ekstreemne, aga see sellises maailmas praegu, sellises äärmustest kõikuvas maailmas on see oluline. Sest see toob meid jälle sellesse kohta, mis päriselt on väärtuslik siis. Mis päriselt on austus. Ja kuidas siis seda oma lastele edasi anda? Et tulevik oleks aktsepteeriv, rahulik, armastav ja toetav kõikide olendite jaoks siin maal. Nii et ma loodan, et see mõttemõlgutus siin koos minuga aitas sul ka tulla lähemale sellele austusele iseendas ja ka iseenda suunal. Et mis see tõeline austus siis on ja kus kohas see üldse hakkab pihta ja kuidas siis seda tulevastele põlvedele edasi anda. Nii et imelist uut nädalat sulle, väekas eestlane. Järgmise korrani ole